et me olime Ovega kursusekaaslased ja mulle tundub, et alles praegu ma saan aru, kui tähtis see oli, kui hea haridus see oli, mis me saime ja kui tähtis see oli, et me saime rahulikult niimoodi areneda ja küpseda seal koolis. Et see Mali haridus tol ajal oli 6 aastat, 5 aastat käisid koolis ja 6. aasta oli tervikuna diplomitöö jaoks ja just esimesed 3 aastat on väga tähtsad. Et ma mäletan, et meie üks õpetajaid, Dolores Hoffmann ütles ka niimoodi, et kunstnikuks saamine, see on nagu rasedus, et sa ei saa seda kuidagi sundida 3 kuuga, ei saa valmis. Ma siiamaani arvan seda, olen ka oma õpilastele edasi rääkinud. Ja see oli nagu üks tõuge, miks me sel suvel tegime sellise näituse nagu kursuse kaaslased, kus olid siis Ove Pütneri ja Silvi Lepparu kooliaegsed tööd ja osa nendest on siin ka väljas. Ja hilisemate tööde koha pealt ma ei ole suur asjatundja, me ei olnud tegelikult mingid lähedased sõbrad. Aga need tööd, mis ta kooli ajal tegi, olid väga isikupärased. Tema ei lähtunud kunagi sellest, mis parajasti oli moes või nagu alati õpilased siiski, neil on tihti peale mingi selline periood, kus nad tahavad jäljendada kedagi või alateadlikult jäljendavad. Et tema, ma arvan, et ta lähtus sellest, et ta oli enne restauraatorina töötanud, ta oli näiteks selline kindel põhimõte, mille üle mina esimesel kursusel naersin. Mulle tundus see niivõrd absurdne, aga jäi meelde, et tema tööd peavad vastu pidama 500 aastat. Et mina mõtlesin kogu aeg, et kooliaegsed tööd, et see pole mingi asi, et me ju praegu alles õpime ja ma viskan üldse minema, et küll alles kunagi, eks ju. Aga tema nii ei suhtunud. Ja siis ma ütleks, et ma ka sealt seda kõrvalt nähes õppisin tehnoloogias, kuna mulle tegelikult meeldis ka, et on olemas selline võimalus ka, et õlivärviga saab teha laseerivalt. Et ei pea pastoosselt tegema, nii et lõuend kuskilt välja ei paista. Kuna vanade meistrite tööd on ju teilt väga õhukese värviga tehtud, eks. Et isegi sel suvel veel ma sain Ove käest küsida ühte asja tehnoloogiast, et mis lakki sa sinna kihtide vahele paned ja siis mis võimalused on ja kus poest isegi osta seda lakki ma sain teada, et see oli tema pärandus mulle. Aga vaat see töö, ma valisin selle töö välja sellepärast, et see töö jäi meie kursusekaaslaste näitusest välja, sellepärast, et nad ei leidnud seda üles või ei tahtnud leida, ei teagi, miks, igal oli mingi selline põhjus, miks see jäi välja. Ja nüüd ma lõpuks näen seda jälle, ma olin fotode pealt seda korduvalt näinud ja mulle tundus see väga hea ja nüüd ma näen lähedalt, kuidas see tehtud on uuesti. Ja see on siis Ove sõbra Urmase portree ja Ove ise on seal tagaplaanil. Ja see on minu jaoks jahmatav, et minu meelest see tema ise seal, mis on nii paari joonega tehtud, on täpselt selline, nagu ta oli viimastel elupäevadel. Et kuidas see juhtus, sellised asjad on alati huvitavad ja tõesti, jah, see ongi tõsi, et pildid elavad inimesest kauem ja hakkavad oma elu elama ja kui ma näen seda, mismoodi nüüd siin kõik on välja pandud, kõik koos, see on nagu täiesti selline asi, mis peaks kuskil suures muuseumis olema. On siin ka ilus, aga lihtsalt, et see viib mind ühele mõttele, mida ma mõtlesin, ma räägin Ovega seoses, aga mitte ainult, puudutab kõiki kunstnikke, kes on eluaeg olnud kunstnikud, eks ju. Et see on nii raske amet ja ei ole palju neid inimesi, kes on eluaeg ainult kunstiga näiteks teeninud omale elatis kas või. Et mulle tundub, et Eestis ei ole sellist institutsiooni,
kes tegeleks selle kurikuulsa suure pildiga ehk siis sellega, mis Eesti kunstis üldse olemas on, kes siin tegutsevad, erinevad inimesed ja peaks nagu silma peal neil kõigil, et mis nad teevad. Et mul on selline mulje, et mõeldakse nagu väga lühikestes ajajärkudes ja põhiliselt oma tuttavate tööde peale ja et kuidas, et selline kunst, mis võib-olla ei ole praegusel hetkel kõige trendikam kellegi meelest, et see nagu võib jääda aastakümneteks tähelepanuta ja samas ka see, et kui lihtne on seda muuta, et näiteks lähed kuskil õiges seltskonnas ütled, aga vaadake seda kunstnikku, et on näiteks 40 aastat maalinud, et miks tema käest keegi ei küsi või et ta ütles just, et ta ei ole sinna või sinna galeriisse mitu korda on kandideerinud, pole saanud. Ja siis kui on küll tõesti. Et kes see peaks olema, ma ei tea. Kes nagu ilma, kas on üldse mõni selline eestlane olemas, kes täiesti ilma oma kasuta lihtsalt mõtleb, et Eesti kultuur on oluline, et see saaks objektiivselt kuidagi kajastatud. Vot. Tea, mis veel võiks rääkida.